tervitused Palmissaarelt. Tere tulemast uude vlogi, me kolisime just, see ei ole meie vila tegelikult. Me viime pesu laundry'sse. Nüüd tulime hommikusööki sööma Milk and Madu'sse. Mis see Milk and Madu on või? Piim ja madu. Õnneb hästi tegelikult. Ma tulin siuksesse kohta nagu Crate, sest ma tulin magustoiduisu. Ma olen siin ülipalju söömas käinud. Vibe on siin ka mega mõnus. Ma rääkisin Katri Kassiga. Ta ütles, et see oli üks esimesi nagu siukseid lahedaid kohti siin Džangus. Aga ma näitan teile neid magustoite. Kõik on tühi. Täiesti perses. Appi, ma olen nii kurb. Sellepärast siin ei ole mitte kedagi. Which one is the best? Peanut butter? I don't like peanut butter that much. Cinnamon swirl. Teate, ma vist ma ei kuule ta soovitust ja ma võtan lihtsalt selle lemon cupcake'i. Ja kui te vaatasite mu eelmist vlogi, siis te teate, et mul on need fucking havianased, mis ma ostsin 2 paari, ühed vales suuruses mustad ja Brasiilia lipuvärvides, mis on ka vales suuruses. Ja ma mõtlesin, ma lähen havianase poodi ja proovin nagu tagastada või vahetada neid. Nad tegid vesihobusu siia peale. Küll nad on näinud vaeva ikka selle asjaga siin. See vend käis väljas. Ma ostsin liiga suured ja siis ma tahtsin vahetada. Aga enne, kui sa maksad veits veel juurde, siis sa saad nagu veel ühe paari võtta ja siis ma võtsin nagu veel. Ja mul on 5 paari flip-floppe. Ma kingin sulle jõuludeks. Ma hakkasin aprillidest räägima, Tristan ütles, et see on nagu hommik Anuga. Nagu Anu Pälba. Noh. Tõb. Aga kui sa kirjutad üles see kreks? Tere hommikust, sõbrad, kell on täpselt 7:50 hommikul ja ma lähen ühe kohaliku eestlasega siin surfama ja nii see elukene siin käib. Okei. Like it's delirium, ay, like it's delirium, ay, I got delirium, ay, Bye. Joo. Mul lemmike ma jõudsin randa ja siis kohe esimese asjana Juhan ja Kats olid oma lapsega siin, aga ma ei hakka neid filmima. Täna nad pääsesid. Õnn on nii suur, et ta ei teagi, mida teha. Ma tean, et me läheme sinna ja seal on juba nii fucking palju surfareid, et mul hakkab hirmus. Kell on fucking 8 hommikul, rahunege maha. Ja nad said laine kätte. Ma olen jälle siin Crate'is ja ma tellisin täna Frenchi, mis on siuke nagu croissant. Ja ma maksin selle eest täpselt 3,5 eurot. Ma tulin nüüd mingi tund aega tagasi surfamast. No mul ei läinud väga hästi, no. Tegelikult ei läinud nii halvasti ka. Kui ma tulin sealt välja, siis ma olin küll nagu mingi türa, fuck, kõik läks perse. Ma siiamaani ei oska püsti tõusta, aga ma sain seekord nagu põlvili sõidna peale, mis on nagu hea. Ma olin seal mingi 10 minutit, jõudsin olla vees ja mul oli juba mega parakas, et ma jälle fucking põlen ära. Suht alguses ma põlesin siin reisil ära surfata. Oli mingi 10 minutit vees ja ma ei suutnud enam sellele surfamisele keskenduda, sest ma lihtsalt mõtlesin terve aeg sellele peale, kuidas ma fucking põlen ära. Behind the scenes sisulooja elus. Ma pean ühe koostöö Reeli ja TikToki tegema. Pergale Pics ja ma teen ASMR. Ma panen siuksed nagu, no teate küll, noh, stick on nails. Tristan teeb siin voodis tööd. Mul on elevator bridge, mis asi on main one. Sa tõstad kõige paremid jalad. Ongi kõik, okei. Tasuta reklaam ja see oli kõik, mis sa läksid jätta. ASMR taste test. I look so good right now. Me oleme jõudnud siia Džangusse. Kõige populaarsem rajoon praegu. Kvaliteetsete töötajatega tehtud. Kas olete tulemas Dubaisse, siis see pakkumine on just teile. Kell on mingi 6:45 hommikul. Ma suutsin endale surfi koodi panna muidugi kella 7. Ja me oleme rannas. Täna muidugi on siuke ilm, kus ei ole päikest. Super surfi jaoks, sest et fiisevärk pole ära, aitäh teile. Evert Boom on sitt surfia. Evert Boom on sitt surfia. No nii, siin Džangus on meil aeg läbi. On aeg jätta hüvasti Džanguga ja minna Ubudi. Sa oled nii nunnu ja. Ma olen praegu siin kohalikus Martis, mis on natuke nagu 7-Eleven või siuke convenience store. Siin on nagu kommid ja kui ma pööran selja, opsti kohe siuksed huvitavad tooted. Selles on lahe ja kasutab squeeze cup'i.
palun väga. Ma olen olnud juba 2 päeva Ubudis ja ma pole väga filminud mitte midagi, aga ma teen teile villatuuri. Vaadake, kui cool see välja näeb, nagu siuke väike onn keset džunglit. Ma just hakkasin endale hommikusööki tegema. Ma tegelikult tahtsin nagu pikendada seda villat veel paariks ööks, sest et ma lähen 2 päeva pärast Uluvaatusse. Aga mu host ütles, et keegi oli juba ära jõudnud bookida selle. Ma just hakkasin hommikusööki sööma ja sain selle kurva uudise. Coconut, banana, granola, kookosjogurtiga. Peale ma panin ka dragon fruiti. Vaadake seda voodit, see on midagi, mis on romantikaga seotud. Täna muidugi veits sitt ilm, vihma tibutab, nagu te näete siin ka. Aga kui vahepeal ei saaks vihma siin Paradiisi saarel, siis meil ei oleks kõike seda rohelisust, mida te siin näete. Mõtlete, mis seal väikse ukse taga on? Siin on vannituba. Dušš on otse kookos, palmi all, kus on ka kookosed. Te kujutate, kuidas ma pesen? Oh my god. Oh my god. Siin on vist linnupesa. Oh my god, siin on vist linnupesa, vaadake. Mul külmavärinad, oh my god. Ma ei karda lindu, lihtsalt see oli nagu hirmus, et mingi loom nagu lendas mulle vastu. See lind on seal. See lind on seal. Appi, mis lind see on? Ma pole ühtegi lindu paalil näinud. Mitte ühtega. Me just rääkisime eile, et me oleme siin nahkhiiresid näinud, aga mitte ühtegi lindu. Nii et palun näitan oma sõpradele tõestust, et paalil elavad ka linnud. Ja otse minu fucking duši all. Ma just läksin patsu ühele ahvile ja siis kohe töötaja tuli ja oli nagu mingi, et see ahv hammustab. Ma olin nagu, et tema on minu sõbranna nüüd. Mina. Seal on üks tüdruk, kellele ronis 2 ahvi pähe. Oh my god. Pärdikute surnuaed ja see pärdik oli nats. Joki, kas ta oli nats või mitte? Kes veel ei tea, siis tegelikult see ei ole natsi sümbol, see on päikse sümbol või midagi, mis on hinduismiga seotud. Ja need sümbolid on konkreetselt igal pool paalil. No nii, puturdajad, ma olen vahepeal jõudnud Ubudist Uluvaatusse. Ilm on olnud puhas pask viimased 2-3 päeva, lihtsalt vihma on sadanud terve aja. Õues on vähemalt soe, tuju on ka väga hea. Ei ole üldse praegu välja pole. Nii, ja siis sõidame enda villasse praegu, kui põnev on olukord ja nii lihtne see ongi. Muud ei ole ka. Vaata seda, palun. Seks ja linn meie uues villas. Tore on näha, et meil Tore on näha, et meil villas ei tule kunagi nagu vaasidest puudust. Et nagu sellega meil probleemi pole. Tere MTV, tulge sisse. See on meie Uluvaatu villa. Nagu te näete, siis on väga rahakad. Glamuuri on siin palju. Külmkapp on täiesti tühi põhimõtteliselt. Kaamerale, kus sa jääd. Diivan on augus. Siuke väga stiilne ja lahe olukord. Selle nimi on Conversation Pit. Conversation Pit on selle nimi. Kaameramees on targem kui mina. Tule ära karda. Madani tuleb, palun väga. Halaa! Madalil on vann ka ja 2 duši. 2 duši on korraga. Üks jalgadele teine kätele poole väga. Siis meil on siin suur aed ja bassein. Esimeses villas ma käisin ühe korra basseinis, aga ma peale seda pole ühes basseinis käinud. Siin saab teha veipi. Kaameramees oli mingi... Nii, ja kui te tulete edasi, siis on minu glamuurne tuba. Siin on 2 ühesugust tuba, ma võib-olla näitangi teile ainult ühte, sest et muidu on video liiga pikk ja teil on igav. Nii, see on minu tuba, siin on minu asjad. Muud ei olegi väga head. Ja kui te astute sealt tualettruumi, siis... Ainult 1 dušš või? Ainult 1 dušš. Kahjuks minu jalad ei ole. Vaene. Ma saan ainult käsi pöösta. Ja oleme siin Uluvaatus. Tuju on väga hea, lust ja lillepidu siin käib, nagu te näete, siis ilm on vapustavalt ilus. Pilved on taevas, aga me näeme läbi pilvede, sest et... Sest ma põlesin ära. Mul oli sama, ma olin üks päev rollu taga ja päikest ei olnud, lihtsalt kõik oli varjus ja mu õlad põlesid täiesti ära, nii et... Lähme nüüd Dream Sea Surf Camp. Kui ma alguses Balile tulin, siis ma mõtlesingi, et ma äkki ööbin seal. See on nagu surfilaager ja värki. Aga seal on üliilus, nii et me lähme vaatame sinna, seal peaks süüa ka saama. Wow, siin on nii ilus. Oh my god! Päris agressiivsed lained.
küsisin, et me võib-olla tahame ööbida siin, et kas me saaksime toatuuri. Wow, such a pretty view. So the sleeping is upstairs? All on voodi ja ma küsisin, kas sleeping on upstairs. Üleval saab su boyfriend magada ja ise magad seal all voodis. Wow, and the balcony is so nice. Mõnus, peaks ikka bookima siia ühe toa üks öö. Thank you for the room tour, bye bye. Oleme siin toidupoes, valime krõpse ja ma olen mingi, et igal asjal on pandud mingisugune K-pop star peale. Krõpsudel on siuke isik nimega Ji Chang-wook peal, palun väga. Iga selle peal on mingi poepäänsajased. Ja need ei ole ainult krõpsud, ma olen ülipaljude asjadel näinud mingi jogurtipakkidel, soolapakkidel, riisipakkidel. Sa lähed nii glam välja selle sheet maskiga ja lihtsalt pokaalvett, Bali vibes. Istun siin mõnusas basseinis ja juba mingi 2 tunni pärast umbes tuleb mu esimene see vlog välja. Ja ma ei tea miks, aga see on nii hirmus kuidagi panna mingit uut sisuloomet välja. Midagi sellist, mida sa nagu varem ei ole otseselt teinud. Nii et ma väga loodan, et teile meeldib mu esimene vlog. Kui ei meeldinud, siis te probably seda klippi ei näe. Ja ma käisin just pesus, panin oma aknakreemi, ma olen mega oily. Aga 2 minutit veel, ma olen nii kuidagi närvis. Inimesed on siin juba chatis, mis te kirjutate. Veel on aega pasal käia, nii et palun väga. No nii sõbrad, on uus päev, lausa päike on välja tulnud. Eile tuli mu esimene vlog välja ja sellel läheb ülihästi. Nagu palju paremini, kui ma oleks arvanud. See tagasiside on nii positiivne, nagu ma lihtsalt nii üllatunud, kuna see on täiesti uus kanal, vaata. Enne mis rahulikult sööma minna, kui head pilte ei saa. Ja minu kaamera, vaat see digikas on üks hea leid, ma ütlen sulle, ma ostsin lihtsalt esimese digikokidokist, mis ma leidsin 30 euroga ja sinna saab peale panna ka mingisuguse siukse smooth skin filtri, nii et kõik pildid on alati ülihead ja kõik on nagu mingi, oi, see teeb nii head pilte ja bitch, sest see on fucking filter peal. No nii, Airbnb omanik, vaadake, mis siin tehakse. Vaadake, mida Eesti naised teevad teie Airbnbs. Inimesed on mingi, te lähete külmkappi. Proovi sina kurat like koguda Instagramis. Amatöörid raisk. You wanna be on top, la 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 la. Näed, siin on üks väike pärdik. Tšau! Oi, au! Oh my god, oh my god. Ja siin on nagu täiesti kottpime. Mul on siuke tunne nagu iga nurga peal hüppab mingi fucking ahv mulle kratti. Ma ei suuda uskuda, et kell hakkab juba fucking 3 saama jälle, päevad lähevad lihtsalt nii kiiresti. Liisa lihtsalt vaatab, kuidas ma jäppin kaamerasse. Meeldib sulle vlogeriga koos elada või? Issand, kuidas mulle meeldib selle fucking rolluga sõita. Ma olen excited. Appi kui ilus. Külakoer tuli sinna nende juurde ja nad nüüd saavad sõbrannaks. Ma tahan nüüd sõbrannaks saada mingisuguse võõra koeraga. Siin on jälle need märgid, nagu te näete. Need imelised märgid. Ma kõndisin just siit puu alt läbi ja see ahv võttis mult mu mütsi peast ära. Okei, ma sain oma mütsi tagasi. I got my hat. Thank you. See ahv tuli mu kõrvale ja siis ma lihtsalt võtsin talt selle ära. Siis ta vaatas mulle näkku ja tegi nagu mingi ülihirmsat nägu ja nagu ta hakkaks kohe mind ründama. Vaadake, ahv sööb banaani. Nii nagu filmis. Nii me oleme jõudnud Sidemani. See on siuke regioon Balil, nagu Bali keskosas. See oli 3-tunnine taksosuid uluvaatust. Sain aru, ma polegi vist mägesid näinud Balil veel. I need some purification. On paha poiss. Mul olid küpsised. Ma olin nagu, et okei, ma tahaks ühte väikest küpsist. Võtsin kätte, sõin, panin suhu, võtsin tüki ja siis vaatan seda küpsist ja see oli sipelgaid täis. Ja ma sõin just, ta hammustas mind ka just. Ma sõin just mingi 20 sipelgat vähemalt ära. Ma ütlen teile, et see küpsis oli täis sipelgaid, siis see oli täis sipelgaid. Aga ma pean tunnistama, et suht hästi maitsesid need sipelgad, nii et... Siin on igal pool nii nunnud kuitsud. Nüüd ta tuleb muga kaasa. Päris reits paljaste jalgadega. Sädemed lendavad varba vahele. No nii, see on meie esimene päev Sidemenil ja ma mõtlesin, et ma teen teile väikse, mind nii häirib tegelikult eesti keeles see parasiitsõna. Teen teile väikse, teen teile room tour'i ja avad ukse.
ja lihtsalt hakkad nautima. Siin on siis see, kus see maagia kõik juhtub. Magamistoast otsevaade mägedele ja džunglile. Video pealt sa ei saa aru, milline see on tõeliselt maagiline. Siin on kõik mu kosmeetika, vaadake, võin teile teha ka skincare rutiini, kui teid huvitab või mis ma oma aknega teen, mis nagu tõeliselt aitab ja ma ütlen, see tõeliselt aitab. Ma ostsin räigelt päiksekreemesid, huvitavaid ja uusi ja nagu te näete, ma pole ühtegi lahti teinud, sest et siin ei ole olnud piisavalt päikest. Plus ma alati panen päiksekreemi näkku, on ju, aga see reis ma otsustasin, et ma tahaks veits pruuniks saada. Nagu varem on olnud niimoodi, et ma tulen reisilt tagasi, nägu on valge, siis keha on pruun. Sest ma ei taha nagu vananeda, vaata. See jume, mis on selle reisiga tekkinud, on midagi, mis tekitab mus positiivseid emotsioone, nii et ühtegi päiksekreemi pole avanud. Kõnnid välja ja lihtsalt kuuled, kuidas need kekod laulavad ja naised karjuvad. By the way, ma tulin just duši alt. Ja siis ma kuulen, et mu nagu välisuks nagu vapub. Ma olin nagu mingi, no kes sinna sisse tahab saada, kas koristaja või mu sõbranna, aga nagu ma ei pannud ust lukku, nagu mis tuleb fucking sisse. Ja siis mu sõbranna jookseb muksa taha, ütleb, kas sa tundsid, maja värises? Nii et meil oli just väike maaväri. Ja meil on nagu family room, minu rõduks on siin, meil on ühendatud rõdu. Ja siis mu sõbrannad siin askeldavad ja teevad. Ja mul on privaatne tuba, sest et ma olen lihtsalt kindlasti väga palju lahedam. Kes jätab vetsupoti lahti? Eriti naiste rahvas, neil on ka privaatne uks. Sisse ja välja käia. Miks sa ust nagu lukku ei pandud minu küsimus selles mõttes, et selles mõttes karta siin midagi ei ole. Ja mitte ainult ust ei pandud lukku, vaid võti jäeti veel väljapoole ka. Jätke võtmed väljapoole. Siin hotellitaas on siuke raamat erinevate nagu tegevustega, mis siin võimalik on. Üks asi on feeding the fish. Äkki lähme toidame neid kalasid, mis te arvate? Can I feed the fish? Okay, coming. You're telling the fish that we're coming? Yeah. We're coming! Hey, coming! Oh. Not my finger. Yeah. No, not piranha. This is the koi, not piranha. Issand, see mees oli nii armas. Need kalad tahtsid mu näpud ka ära süüa. Sai tuua kotti? Tom Ford. Üks väike tüdruk, ma ostsin tal käevaruga. Ja ma valisin sulle sealt ühe suure roosa välja. Ma pean minema jalutuskäigule ja roosa kotti ostma. Emme andis mulle koti jaoks raha. Ja seal on see kott, millest Madlen rääkis. Ma ei ole nüüd kindel. Ma ei tea, kuhu ma lähen siukse kotiga. Aga suht cool, aga väga glam on see. Can you film me? Can you help me? Do you like it? Does it suit me? No? Muideks täna oligi maavärin mu semu, kellega ma olen Django's surfamas käinud paar korda. Kohalik eestlane on praegu uluvaatus. Ja ütles, et kas ma tundsin maavärinat täna. Ma olin nagu vist küll, et see ei olnud väga tugev, aga maja veits värises. Ütles, et uluvaatus oli päris hull, et nende suur nagu villa vappus täiesti. Nii et ma ei teagi, kas on hea või halb, et me oleme siin sidemanil. Loki oleks tahtnud tunda seda maavärinat. Mulle ikka meeldivad siuksed spookid asjad nagu. Mulle meeldib nagu vahepeal nagu tunda seda, et elu on habras. Saad aru? Welcome to Gambling Waterfall. Siin on siuke nagu mingi naturaalne bassein. Äkki ma peaks ka sinna ronima? See on nii cool, siin on lihtsalt järgmine bassein. Igal korrusel on üks bassein. Praegu kokku. Lähme nüüd üles veel. Siin on kellegi kodu. Siin ei ole mingi kodu, vaid kallikene, siin on päikseloojang. It's gorgeous. Wow, kui ilus siin on. So beautiful right now. Siin mäe üleval oli restoran ja ma võtsin ühe värske kookose ja vaadake siia. No see on tõeline romantika, Elisa. Nõustud sa sellega? Jaa, me oleme abielus. Ma küsisin selle töötajalt, et what time it will get dark, et me peame nagu rolluga koju minema, me ei taha pimedas sõita, vaata. Või nagu sunset, what time sunset ja siis ta sai aru, et ma küsin, kus see sunset lihtsalt näitas mulle näpuga sinna poole.